Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, kell on 6 minutit 1 läbi ning eetris on värske Krimiraadio. Tänast saadet juhib Karel Reisenbuk üksinda, Raul Rannele saame soovida head paranemist kurjast viirushaigusest, aga hea meel on muidugi ka selle üle, et abiks on meil siiski ka mitmekülgse eksperdina täna endine tipp-politseinik, poliitik ning kirjamees Andres Anvelt, kes nagu Krimiraadio kuulajad kindlasti hästi teavad, jagab tänasel päeval oma teadmiseid eraäris. Selle üle on ainult hea meel. Saate viimases otsas puudutame ühte eile avalikuks tulnud lugu, kus Ida-prefektuuri politseinikud pidasid Narvas kinni naise ja tema poja, kes olid valmis ühelt eakalt petukõne ohvrilt tema raha ära võtma. Aga Krimiraadiot ennast alustame täna hoopis ühe sellise looga, mille tegelikult oleme oma kuulajatele eelmise aasta lõpukuudest pisut võlgu. Parandame täna selle vea ära. Nimelt tuleb juttu oktoobri viimasel päeval kohtus süüdi mõistetud tuntud pankrotihaldurist Veli Graavist, kes pistis võõrastest ettevõtetest enda taskusse 1,5 miljonit eurot ligikaudu ning peab seetõttu trellide taga veetma peaaegu 2 aastat reaalselt. Mis olgu kohe alguses öeldud, et tegelikult seesuguste nii-öelda valgekraeliste kurjategijate puhul see just liiga tavaline ka pole. Ja Krimiraadiol on hea meel stuudios tervitada riigiprokurör Sigrid Nurmet, kes selle menetlusega alustas ning Põhja-ringkonna prokuröri Janno Reinkorti, kes ühel hetkel kogu asja üle võttis ning sellega süüdimõistva otsuseni viis. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere. Et raadiokuulaja võib-olla saaks kohe alguses järje peale, siis ma arvan, et me peaksime võib-olla ehk esmalt ära seletama, et milline näeb välja võib-olla üks selline tavapärane pankrotimenetlus ja milline roll pankrotihalduril selles on, eeldusel siis, et haldur on aus inimene. Alguses vajab vist kohe ütlemist, et pankrotimenetlus on äritegevusest täiesti loomulik osa. Seal ei ole midagi kriminaalselt, seal ei ole midagi sellist, mida tasuks ette heita. Ja pankrotimenetluse mõte on see, et äris nagu ikka käivad asjad üles ja alla ja kui nad on sinna alla jõudnud, siis selleks, et tagada kõikidele võlausaldajatele võrdsus, selleks ongi siis ellu kutsutud pankrotimenetlus. Halduril pankrotimenetluses on väga suur roll. Kui kohus otsustab välja kuulutada pankrotimenetluse, siis tegelikult selle äri võtab täies mahus pankrotihaldur üle. Ta saab kõikide varade käsutusõiguse, kõikide pangakontode juurdepääsuõiguse ja halduri ülesanne ongi välja selgitada selle pankrotimenetluse käigus kõikide võlausaldajate nõuded, see vara, mis on siis alles jäänud ja see ausalt ära jagada. Kuidas see pankrotihalduri tasu kujuneb? Ma saan aru, et ikkagi seal liiguvad üsna suured rahad. Jaa, halduri tasu tavapäraselt kõigepealt algselt menetluses määrab hinnangu alusel haldur ise, et milline võiks olla see tema esialgne tasu, millega seda pankrotimenetlust läbi viia ja olukorras, kus võlausaldajad ei ole nõus depositi kulusid ka halduri tasude katmiseks kandma, siis on meil ka ette nähtud pankroti raugemine, mis tähendab seda, et sellist pikka pankrotimenetlust üldse läbi ei viidagi. Aga lõppkokkuvõttes seadus näeb ette alused, kuidas see halduri tasu siis moodustub ja tegelikult on see väga lihtne. Mida rohkem haldur suudab vara pankrotimenetlusse tagasi tuua, seda suurem on ka protsendiga tema tasu. Ja tere ka minu poolt. Endise justiitsministrina ma alati mäletan seda, et pankroti halduritega ma ütleks, et oleks olnud kogu aeg palju probleeme, aga kindlasti nendega seotud seadusandlus, eriti siin peale siis Euroopa Liiduga ühenemist ja kõik need aastad järgselt on kogu aeg täienenud. Ja teine asi, mis kindlasti meelde tuleb ka sellest ajast, on see, et päris palju oli ka erinevaid distsiplinaarmenetlusi, mida ka Justiitsministeerium pidi läbi viima, aga mul tegelikult sellest ajast
võib-olla on ka jäänud teatud arusaamatus ja võib-olla ka kuulajatel, et kuidas üldse, kui te oskate öelda, kuidas üldse ühe või teise pankrotimenetluse endale üks või teine pankrotihaldur saab? Sellepärast, et on olemas erinevad pankrotid, eks ju, teame, et siin mõni näitlejal on, eks ju, füüsilise isiku pankrot, no seal on, ütleme, need summad ja võimalikud teenimisvõimalused palju väiksemad. Sellest, millest me räägime, siin me räägime miljonitest, eks ju, kus need rahad liikusid. Kui aus on see konkurents või kuidas üks pankrotihaldur siis ühe või teise menetluse endale saab võtta läbi kohtu, nagu ta ikkagi harilikult käib? No tegelikult ega praegu Eestis otsest sellist regulatsiooni, et kuidas konkreetne haldur tekib sinna pankrotimenetlusse ei ole. Täna see praktikas käib niimoodi, et kohtunik, kes saab omale pankrotimenetluse, teeb haldurile ettepaneku, et kas ta siis soovib seda menetlust juhtida või mitte. See on üks selle menetluse selline valupunkte ka, mis me oleme välja toonud ka avalikkuses, et selleks, et kogu see menetlus oleks läbipaistev ja aus, võiks kasutada täpselt samasugust süsteemi nagu kohtutes kohtunike vahel asjade jagamine ja riigi õigusabi advokaatide vahel asjade jagamine, ehk siis juhuvalik masin teeb. Et siin loomulikult, nagu te väga õigesti ütlesite, pankrotid on erinevad, mahud on erinevad ja kindlasti mingil pankrotihalduril on teatud valdkonnas rohkem kogemust kui mõnel teisel, aga olgem ausad, ega siis kui sellist roteerumist ei ole, siis ega nendel teistel saa ka seda tekkida. Et tegelikult on ju haldurile antud see pädevus kutseorganisatsiooni poolt, ta saab pankrotimenetlusi läbi viia, olenemata sellest, mis pankrotimenetlusega tegemist on. Me nende õppetundideni kindlasti ka jõuame, mida see konkreetne juhtum ikkagi väga selgelt ju välja joonistas. Aga rääkides sellest Veligraavi juhtumist nüüd pisut lähemalt sinna sisse vaadates, siis kõlab võib-olla esmapilgul tõesti selline, ma ei tea, kui igav majanduskuritegu, kus on jube palju skeeme, kuid nagu ma aru saan, siis tegelikult oli kogu selle konkreetse skeemi tuumaks, kui seda saab skeemiks nimetada, lihtsalt üks labane varastamine. On mul õigus? Milles see süüdistus täpselt seisnes? Põhimõtteliselt küll, et tegelikult ega sellesse asja sisse vaadates me ei eeldanud, et me näeme seda, mida me nägema hakkasime. See Veligraavi omastamise viis oli väga lihtne, ta kandis pankrotimenetlustest raha nii endaga seotud äriühingu kontole kui ka enda isiklikule kontole ja sel hetkel, kui siis pankrotimenetluses oli vaja hakata tegema väljamakseid, võttis kõikidest ülejäänud pankrotimenetlustest vajalikud summad, kandis sellesse pankrotimenetlusse, kus tuli väljamakse teha ja selliselt lõi justkui kõigile pildi, et asi on kontrolli all, rahad on olemas, väljamaksed toimusid. Et see süüdistus on esitatud 27 erineva pankroti pinnalt. Need puudutavad nii füüsiliste isikute pankrotte kui ka juriidiliste isikute pankrotte ja need summad on olnud hästi erinevad. Et kui me räägime siin kõige suurematest omastamistest, siis korraga kanti paari 10 ja paari 100 000 euro ulatuses raha. Kui me räägime näiteks pärandvara pankrottidest, siis need summad võisid jääda ka sellise paari 100 euroni, mõnikord isegi 90 eurot, mis üle kanti, vajaduspõhiselt. Küsin igaks üks üle, et sisuliselt kasutas Veligraavi püramiidskeemi siis, et ta siis ühtesid puudujääke siis ütleme aastas teistest, nii nagu ka tihtipeale kelmid teevad ju finantspüramiid ehitavad üles, kus nad siis maksavad, eks ju, hea usklikele siis hoiustajatele teiste arvelt. Põhimõtteliselt küll, jah, ja Veligraavi tegelikult päästis just see, et tal oli nii palju menetlusi korraga käes, et tal oli seda vaba raha, mida ühest menetlusest teise liigutada. Vaba raha jah, liigutada, kuid need summad ikkagi, millest rääkisid, on üsna suured, et kas tõesti siis ei märgatud ja miks ei märgatud, et sellised summad kuidagi sealt on kadunud või see ongi tavapärane praktika, et aeg-ajalt kantaksegi sealt üle?
mingeid summasid? No tegelikult ei ole see tavapärane praktika, selles mõttes, et kuigi halduril on kõikide varade käsutusõigus, siis tal ei ole nende varade ülekandmiseks vabadust. See kõik käib kohtu, pankroti toimkonna või siis kui toimkonda ei ole, selle pankroti üldkoosoleku loal. Mis võib-olla selles menetluses silma paistis, oli see, et teadupoolest haldur oma selle menetluse jooksul teeb ka pidevalt kohtule aruandeid. Iga poole aasta tagant on kohustus näidata, mis on tehtud, mis on tegemata, miks pankrotimenetlus ei ole lõppenud ja seal näidatakse siis ära ka see, et millised vaidlused on pooleli, millal võiks see pankrotimenetlus lõppeda, mis kulusid tuleb kanda. Aga selle aruande aluseks ei pane haldur sinna ühtegi kontoväljavõtet, mida saaks kontrollida, seal ei ole ühtegi arvet juurde pandud ja siit tekibki see lõhe, et kui lõppkokkuvõttes kontol need rahalised vahendid on olemas ja justkui oleks kõik korras, siis selle menetluse pikkus, me teame, need on vahel aastaid kestvad vaidlused, annabki seda puhveraega, et neid rahasid liigutada ja siis tagasi panna. Konkreetselt Veligraavi menetluse käigus me ei saa öelda, et sellele tähelepanu ei pööratud. Meil on konkreetselt üks episood, kus kohus pankroti toimkonna tähelepanu juhtimise käigus tuvastas, et Veligraavi tõepoolest on 100 000 eurot, 130 000 eurot kandnud kontolt ära, nii et selleks ei ole olnud kohtu ega kellegi teise luba. Kohtu pöördumise peale Veligraavi kandis selle raha tagasi, sellega justkui loeti see teema lõppenuks, aga mida meie kontolt nägime, oli see, et kui see raha laekus, siis paari nädala pärast võttis ta selle raha sealt uuesti tagasi. Aga teeme siin ühe väikese pausi ja siis oleme peagi selle Kreisi raadioliku sketši võta ja pane tagasi looga tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi, täna saadet juhtimas Karel Reisenbuk, samuti on meiega ka hea ekspert Andres Anvelt ning saate esimeses otsas räägime ühest, võiks öelda, et suuremast finantskuriteost viimaste aastate jooksul pankrotihaldur Veligraavi juhtumist, kes siis vistis taskusse 1,5 miljonit eurot pankrotipesade raha ja läks selle eest ka reaalselt vangi ning selles loos aitavad meil täna orienteeruda riigiprokurör Sigrid Nurme ja Põhja-Ringkonna prokurör Janno Reinkord, kes mõlemad selle asjaga põhjalikult tegelenud on. Veligraavile esitati kahtlustus 2020. aastal, siis süüdistus 2024 jõudis kogu lugu alles kohtusse. Miks see nii kaua aega võttis? No tuleb tõel näkku vaadata, et maht oli suur. See hõlmas 32 toimikut. Ja kõik nende ju pankroti juhtumite aluseks oli tohutu hulk panga väljavõtteid. Et nagu eelnevalt oli juttu, et ta kanti raha peale, kantis edasi ja et sellest nagu orienteeruda, et see võttis tegelikult lihtsalt nii palju aega. Teiseks, see hulk, nende juhtumite hulk, et neid kuriteoteateid, kaebusid tuli ju veel aastal 2023 sügis. Et pärast seda, kui te juba toiminguid episoodid, mis meil olid, juba oli nagu kohtusse jõudnud materjalid politseist, me saime jätkuvalt kuriteokaebusi, et teised nagu pankrotihaldurid, kes oli Veligraavi töö üle võtnud, avastasid need juhtumid ja edastasid neid meile. See tähendas, et järjekordselt selle venimist. Kas need ülekanded, millest te rääkisite, kas ta püüdis kuidagi ka mingisuguseid jälgi nagu varjata, et nagu te rääkisite erinevatele kontodele kandis, üritas kuidagi need peita või? No minu hinnangul mitte. Ta kandis endaga seotud kontodele, kuskil oli raha vaja, kuskil vaja väljamakseid teha, siis ta kandis edasi mujalt kontolt, teistelt äriühingutelt pankrotivarast ja mingisugust erilist skeemi ta seal küll neid ei viljelenud. Mille peale see raha kulus, kui nii lihtsatult kokku võtta?
lihtsustatult minu hinnangul lihtsalt oma eluks, igapäevaeluks. Inimene elas üle oma võimete, soetas erinevaid esemeid olmekuludeks, nii öelda, aga suures mahus. Sigrid, kui teie sellesse menetlusse esmalt sisse hakkasite vaatama, siis milline see esimene mulje kogu sellest asjast oli? Kas oli midagi sellist, mis kummastas? Jaa, selle menetluse algjärgus me tegelikult ei alustanud üldse mitte 27 menetlusega, meil oli alguses fokusseeritud kitsalt 4 pankrotimenetlust, üks nendest kõige suurem Kohila tänava muuseumi arendus OÜ, kust siis ka kõige suurem raha välja läks ja me alguses ei saanud tegelikult üldse aru, mida Veli-Graavi teeb, sellepärast et Veli-Graavil oli üks huvitav hobi, nimelt ta siis kogus erinevate rahatähtede seerianumbreid, sisestas need konkreetse internetilehekülje peale ja selle eesmärk oli siis näha, kus need rahatähed on maailmas veel liikunud. Ja Veli-Graavi tavaline tööpäev nägi välja niimoodi, et kui ta siis hakkas kodust ära liikus ta esimese pangaautomaadi juurde ja hakkas sealt ükshaaval välja võtma 5-euroseid sularahakupüüre. Seejärel liikus ta järgmise pangaautomaadi juurde ja pani need kõik kupüürid sinna tagasi. Siis läks 3. sularahaautomaadi juurde ja võttis sealt jälle 5-euroseid välja ja nii kaua, kuni ta tööle jõudis. Neid automaate sinna vahele jäi päris mitu. Ja me ei saanud üldse aru, miks ta seda teeb. Sest et see sularaha käive, mis seal kontol tekkis nende sisse ja välja minekutega, pluss veel ei olnud ju absoluutselt aru saada, miks inimene nii väikestes kupüürides võtab, et on aru saadav, et kui sul on sularaha vaja, siis suure tõenäosusega sa ei taha kaasas kanda näiteks 2000 eurot 5-eurostes, et sa võtad need siis suuremates kupüürides välja. Ja seni ajani, kuni me siis aru saime, miks ta seda teeb, olid meil väga erinevad menetlusversioonid, alates rahapesust kuritegeliku teenuse pakkumiseni ja lõpuks selgus, et see on lihtsalt lihtlabane hobi. Väga populaarne hobi, nagu ma aru saan. Ja küsin täitsa suure uudishimuga nüüd selle jutu peale, mis on minu jaoks ka täielik uudne tegevus Eesti siis hobide turul, nagu öeldakse, aga kui kaugele te läksite tagasi, sellepärast, et kui tal esitati kasvatus 2020, minu teada Veli-Graavi on ikkagi tegelikult pankrotihaldurina ju tegutsenud juba aastaid, kas te kerisite tema siis pankrotihalduri tegevuse täieliku siis nagu see nullpunkti või hakkasid siis nagu öeldakse sellised ebaterve käitumine nende temal käsutuses oleva finantsidega mingist hetkest lihtsalt pihta, et tekkis mingi murrang, et natukene võib-olla seda tausta? Ei, me ei läinud aegade algusesse, sellepärast, et kuna me saime väga kiiresti aru, et me menetleme omastamist, mis on ju tegelikult teisastme kuritegu, mis aegub 5 aastaga selle toimepanemisest ja kuna need algallikad olid kõik erinevad, siis me ei saanud öelda, et see on jätkuv kuritegu, vaid iga pankrotimenetlus oli erineva tahtlusega, mis tähendas seda, et me võtsime aastast 2018 neid menetlusi ja just selle perspektiiviga, et me suudaksime need ära menetleda, kohtusse viia, et me ei kaardistanud kindlasti kogu Veli-Graavi pankrotihalduri karjääri. Andre, selles mõttes täiesti õige küsimus, ma pean ausalt üles tunnistama, et kui mina umbes 10 aastat tagasi ajakirjandusse tulin, siis vihjati päris mitmel pool, et uurige Veli-Graavi tegevust, et see ei ole päris aus, aga kuskilt küüsi taha ei saadud, nüüd me siis lõpuks saime. Aga millised tõendid võib-olla teie jaoks kõige sellisemad kõnekamad olid? Ajakirjanduses sellisest avaldatust on jäänud ikkagi mulje, et tegemist oli täiesti sellise süüdimatu ja häbitu käitumisega. No kindlasti siin selle asja puhul kontod rääkisid nii palju, et see pilt, mis sealt kontodelt avanes, ega ta väga palju juurde ei vajanud. Kui me räägime jälitusega kogutud tõenditest, siis see pigem avas meile pilti sinna, et mis oli siis see subjektiivne pool, miks seda tehti.
ja ega neid väga lahutada ei saa, et see kogum tuligi täpselt nende kontode analüüsi ja jälitusega kogutud tõendite pinnalt kokku. No üheks selle jälituse osaks on pealt kuulatud kõned ja ajakirjanduses on neid kõnesid siin-seal lahatud, sealt tuleb välja see, kuidas ta ikkagi suhteliselt nagu vaba tekstiga oma nendest rahaasjadest räägib, vähemasti minu jaoks, kui ma neid lugesin, kumas küll välja see, et ta isegi ei püüdnud varjata seda nende inimeste ees, kellega ta seal telefonis rääkis. Kui oluliselt need pealt kuulatud vestlused selles menetluses teie jaoks olid? No pealt kuulatud vestlustest ju ilmneb, ongi eelkõige tema suhtumine sellesse rahasse ja millest järeldub tema arusaam, kui õiguspärane see tegevus võib olla, mida ta nagu toime paneb. Et ega ta seal ju kellelegi otseselt ei öelnud, et ta nüüd varastab, vaid ta ütleb, et ta nüüd hangib raha. Ja teine koht, mida ma tahaksin siin rõhutada, on see, et nagu ma ütlesin, siis see sularaha käive oli seal kontodel väga suur ja ega me ju tegelikult see järeldus, mis me teeme, et need kulud läksid elamisse, tuleb ka väga suures osas jälitusega kogutud tõendite pinnalt, sest et me ju tol hetkel ei saanud välistada, et tal ongi kuskil mingi suur kogus sularaha, mida ta siis sealt kontodelt välja võtab ja kuskil säilitab. Täitsa põnev iseenesest antud juhul on sellise inimese nagu Veli Graavi nagu enda siis suhtumine oma teosse ja nagu öeldakse, sisemine psühholoogia, olles siin 20-aastase politseiniku staaži jooksul näinud igasuguseid tegelasi mõrvaritest kuni kelmideni, siis antud juhul, kuidas tema käitus eeluurimise käigus, andis ta ütlusi, mõistis oma süüd või tema jaoks oli see kõik selline nagu mingisugune, kuidas ma ütlen siis, kui ta pani endale eluks selle raha nagu selline väike olmekuritegu? Veli Graavi tegelikult menetluse käigus, kui me olime läinud toimingutega avalikuks, tunnistas koheselt oma teo ülesse. Ta ei varjanud, ta ei pisendanud, ta ju ka astus koheselt neid samme, et ta taandus kõikidest pankrotimenetlustest, mis tal käes olid. Ja kui natuke ka seda avada, siis tegelikult mina prokurörina taotlesin Veli Graavi vahistamist ja selle põhjus oli tegelikult see, et juriidiliselt, kui me haldurile ütleme, et me teame, et sa oled kuriteo toime pannud, siis meil puuduvad need hoovad, et võtta talt ära nende kontode käsutusõigust ja tol hetkel me ei teadnud, mis tema suhtumine on. Et teoorias oleks olnud võimalik, et Veli Graavi oleks kõik need kontod kuhugi minema kandnud, aga ta seda ei teinud, ta selles mõttes taandus kogu oma pankrotihalduri karjäärist, astus välja Lextali büroost ja võttis ka ise nende kohtunikega ühendust, kelle halda siis pankrotihaldurina töötanud oli. Ja see oli tegelikult läbiv. Ta ei eitanud oma tegu, ta ei üritanud luua mingisuguseid utoopilisi versioone, miks ta seda tegi, vaid tema positsioon oli kogu aeg see, et ta saab aru ja ta saab aru, et ta peab ka karistust selle eest kandma. Üks põhjus, mida Graavi ise on põhjenduseks ka toonud, siis ajakirjandusest olen seda lugenud, on üks hapuks läinud kalaäri Pärnumaal, kus siis hakkasid võlad kuhjuma. Et siis tekkis nii-öelda juba mainitud Kreisi raadio tuntud sketši mentaliteet, et võta aga pane tagasi. Kas see on miskisugune usutav põhjendus, Janno? No kriminaalmenetluse toimiku pinnalt nagu ei nähtunud mingit seost kalakasvatusega. Aga see toimus ka väidetavalt enne siis seda menetlusperioodi, mis siis nagu oli väidetavalt aluseks, miks need võlad ka tekkisid ja omastamise juhtumid. Et ei oska öelda, kas see oli, vastab see tõele või mitte, aga kui inimene oleks tahtnud õiguskuulekalt käituda, siis ta poleks ju jätkanud omastamist, et kui see oleks nüüd see põhjus olnud, et poleks vaja olnud jätkata teiste pankrotivarade kantimist enda arvetele, soetada kalleid sõidukeid, et mina ei usu seda.
aga teeme siin veel ühe väikese pausi ja siis oleme peagi juttudega tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on taas tagasi koos teiega saatejuht Karel Reisenbuk ning ka meie ekspert Andres Anvelt ning oleme saate esimeses pooles lahanud nii-öelda valgekraelist kuritegevust pankrotihalduri Veli Graavi näitel, mis siis viis ka reaalselt kinni majja ning külalisteks on endiselt riigiprokurör Sigrid Nurm ja ringkonnaprokurör Janno Reinkord. Ja minul on üks selline intrigeeriv küsimus, ma arvan, mis kindlasti erutab ka paljud raadiokuulajaid ja kindlasti mind ka ennast, olles siin natuke seotud kinomaailmaga ja raamatumaailmaga, küsin otse, harilikult kui kurjategija, eriti majanduskurjategija, kui me vaatame mingit filmi või loeme mingit raamatut, kes koheselt läheb koostööle uurimisega, tunnistab oma süüd, siis selle taga võib olla tahtlus natukene pimestada seda uurimist ja kuskil talletada siis need rahad, mida ta on kõrvale kantinud, saada kergema karistuse, et siis aastate pärast asuda seda rõõmsalt kulutama. Kas antud juhul on minu versioon täiega metsa poole või võime öelda, et me küll küsime talt raha tagasi, eks ju, nende menetluste pinnalt, kuid lootus selleks on väikene? No, me saame täna öelda, et Veli Graavi on nüüd ise sattunud pankrotimenetlusse. Tema füüsilise isiku pankrot on välja kuulutatud. Menetluse raames me ei tuvastanud seda, et ta oleks kuhugi kandnud neid rahasid edasi, vaid tegelikult need kulud olid väga hästi jälgitavad ja me ei saa öelda, et tal oleks kuskil mingisugune 500 000 varuks, et kui ta 2 aasta pärast välja tuleb. Need kulutused leibkonna mõttes olid päris märkimisväärsed, see elatustase oli väga kõrge, mida nad tagasid. Neil olid ka selles mõttes kallid huvid koguda kalleid maale, et sinna need rahad läksid. Maal on ka investeering, kas nemad, ütleme näiteks selline vara, mida ta on kogunud, kas me nüüd riigina saame seda kuidagi realiseerida kahjude kandmiseks või sealt on need kõik nagu jäänudki alles talle? Selles menetluses me võtsime väga palju vara ära, ehk siis kõik need niinimetatud luksuskaubad me arestisime, aga kuna menetluse käigus sai juba selgeks, et Veli Graavi läheb ka pankrotti, siis täna on kõik need varad pankrotti menetlusse üle antud, neid seal nüüd realiseeritakse ja loodetavasti jagatakse õiglaselt. Jumal tänatud. Aga me oleme siin mitmel korral puudutanud seda, et ei ole väga tavapärane, et sellise, nagu me nimetame, valgekraelise kuritegevuse eest keegi ka päriselt reaalselt vangi läheb ja päris pikaks ajaks, ligikaudu 8 aastaks. Kui oluline see kohtuotsus on? No eks see sellepärast just ongi oluline, et ametialane kuritegu ja isik mõistetakse reaalselt vangi. Et see tingibki selle olulisuse. Aga antud menetluses nagu vähemalt prokurörina me näinud teist variantigi, et see tegu peab päädima reaalse vangistusega ja sellepärast oli ka algusest peale selge, et kui kokkuleppele teatud määras ei minda, siis tuleb ka üldmenetlus, et selles ei ole võimalik järele anda. Ükskõik, mis see siis lõpuks ka üldmenetluse tulemusena kohus otsustab. Kuigi te proovisite varasemalt mitmeid kordi kokkuleppele Veli Graaviga minna, siis kuidagi ei õnnestunud. Miks ei õnnestunud? No eks me see põhiline vastuolu tekkiski selles karistuses. Me ei tahtnud vangi minna. Me ei tahtnud vangi minna või siis lihtsalt piirduda sihukese näiliku karistusega paar kuud, et see antud kontekstis ei olnud minu hinnangul asjakohane.
no pankrotihalduritele annavad tööd kohtunikud, pankrotihaldur on kohtu usaldusisik nii-öelda, nemad otsustavad siis, et milline menetlus kellele ja ma saan aru, et selle asja raames kuulasite te ka ju loomulikult ka kohtunike tunnistusi ja kas te saite siis aru, et kust kohast see praegune pankrotihaldurite süsteem lonkab? Me saate alguses pisut seal peatusime ka. No, tegelikult neid kohti, mis me oleme selle menetluse raames välja toonud, on hästi palju. Me oleme oma tähelepanekud edastanud ka ministeeriumile, et kuidas meie näeme, et võiks seda olukorda parandada. Üks kindlasti on juba see valiku küsimus, millest me siin rääkisime, et teha see selliseks, et ei oleks võimalik määrata neid pankrotihaldureid kohtunike poolt. Lisaks me nägime seda, et meil puudub täna, me tahame olla väga e-riik, aga meil puudub selline andmebaaside sünkroonitus, mis selles menetluses võib-olla oli ka üks selline väga hingekriipiv, oli see, et siit jooksis läbi 9 pärandvara pankrotimenetlust, ehk siis inimesed, kes on ära surnud, kelle pärijad on alustanud siis pärandvara pankrotti, et mitte nad ei peaks ise neid võlgu kandma. Me nägime sealt, et Veli Kraavi üheks käitumisviisiks oli see, et ta lasi otse pensionikeskusest kogutud pensioniosakud kanda enda kontole. Et see on nüüd jälle see koht, kus riik saaks andmebaaside ühildamisega need varad tekitada sinna pankrotimenetluse automaatselt. Et kohus näeks juba, et on olemas riigil enda valduses sellised pensioniosakud. Lisaks siin kogu see järelevalve pool, et neid aruandlusi saab kindlasti täiendada, sinna saab juurde panna ju ka alusmaterjale teatud osas või tehagi kohustuseks, et haldur peab mingisuguse aruande juurde ka pangakontode koondi andma, millest kohus saabki rohkem veenduda, et seal ei ole mingisuguseid kummalisi kandeid tehtud. Ja muidugi täna on meil küll selline tore organ nagu pankrotitoimkond, aga kui me ülekuulamisi tegime, siis ega need toimkonna liikmed ise ei saanud päris täpselt aru, mis need pädevused on, kui kaugele need ulatuvad, kas nad võivad haldurilt nõuda nende kontode väljavõtteid või mitte. Et seda selgemaks kirjutada kindlasti annab. Kas mingeid muutusi on see juhtum ka toonud selles pankrotimenetluses juba või on endiselt ikkagi kõik samamoodi ja me tegelikult ei tea, et kas võib-olla kuskil nuumab mõni teine pankrotihaldur samamoodi oma kukrut? Seaduse tasandil minu teada muudatusi ei ole olnud, aga ma juhin siin tähelepanu, et ega iga süsteem on ju selles mõttes manipuleeritav. Et kui me täna võtame pankrotiseaduse korraliku hoolsusega halduri, siis kõik need asjad tegelikult on välditavad. Kas keegi kuskil seda sama süsteemi kasutab, kui oskaks ennustada, oleks lihtsam, mõni kuritegu jääks avastamata, ei oska. Millise märgi see jätab üldse pankrotihalduritele ja mõni ametnikele, te olete ju ka ametnikud? Ma tahaks öelda, et ega siis ühe juhtumi pinnalt selliseid laiali valguvaid üldistusi ei tasuks teha, et ega neid kuritarvitusi erinevate ametkondade vaates on ju ajalooliselt kogu aeg olnud. Ma arvan, et see on see koht, kus tuleb õppida, sisse vaadata ja tulevikus paremini teha. Ma võib-olla äratanud ellu endise poliitika justiitsministri ja ma selle peale ütleks niimoodi, et kindlasti ma arvan selle asja valguses ei tohiks nüüd üle pingutada mingi väga suure täiendava järelevalve mahiinaga, eks ju, mis hakkab seda sama pankrotimenetlust, eks ju, kägistama, sest pankrotimenetlus on tegelikult äriõiguslikult väga oluline protsess, mis loob õigluse ikkagi majandussuhetesse, aga kindlasti ma näen siin ühte suuremat puudujääki just selles, mis puudutab ikkagi ka näiteks kohtute koormatust, kes sisuliselt peab seda järelevalvet tegema, et tagama
oma siis kohtuotsuse, nagu öeldakse, täideviimise ja siin ma arvan, et on ka Justiitsministeeriumil, kuhu natukene neid ressursse panna, nii palju kui neid tänasel päeval on. Muide, ma saan aru, et Konkurentsiametis on üks uus teenistus nimega maksejõuetuse teenistus. Mida see teeb ja kas see võiks olla mingisugune organ, mis siis kontrolliks seda pankrotihaldurite asja, järelevalvet teeks? Jah, sinna on ellu kutsutud juba paar aastat tagasi selline maksejõuetuse teenistus, et ja ühe osana on nendele antud pädevus siis pankrotihaldurite üle haldusjärelevalve tegemine. Aga eks seda nüüd näitab, kuna see on nii värske asutus, et eks seda näitab nüüd praktika, et kas ja mis muutuseid see täpselt kaasa hakkab tooma. Aga riigiprokurör Sigrid Nurm ja ringkonnaprokurör Janno Reinkord, me täname teid väga saatesse tulemast. Meie teeme siin veel ühe lühikese pausi ning siis vahetame enne saate lõppu ka teemat ning läheme juttudega hetkeks Ida-Virumaale. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi stuudios ajakirjanik Karel Reisenbuk ning meie ekspert Andres Anvelt. Nüüd vahetame teemat ning meil on hea meel telefonil tere öelda Ida prefektuuri kriminaalbüroo juhile Rainet Juusele. Tere tulemast taaskord Krimiraadiosse. Tere päevast, hea olla siin. Lugu ise, millest me rääkima hakkame, juhtus eelmise nädala lõpus Narvas, kus üks eakas 82-aastane daam sai siis järjekordse petukõne. Kuidas see telefoniskeem välja nägi? Ja, tõepoolest selline asi juhtus ja ega see kõne või see petuskeem ei ole midagi uut. See on juba mõnda aega olnud. Konkreetne juhtum nägi välja niimoodi, et 82-aastane Narva elanik, naisterahvas, vene keelt kõnelev, sai kõne inimeselt, kes tutvustas ennast Tele2 operaatorina ja ütles, et lepingut on vaja pikendada, selleks küsiti isikukoodi, siis mõne aja pärast helistati väidetavalt pangatöötajalt, kes hoiatas, et tema kontole üritatakse siseneda ja naine saab petturid vahele võtta ja selleks paluti anda 5000 eurot üle väidetavale pangatöötajale, kes siis ülejäänud operatsiooni ise siis korraldavad. Täpselt nii ta välja nägi. Ja siis ta rääkis sellest oma naabrinaisele, kellel hakkas nii-öelda heas mõttes lamp põlema, et tegemist võib olla pettusega, teavitati politseid ja politsei viis omakorda operatsiooni läbi ja pidas kelmid kinni. Nii et see õnnetu 82-aastane daam ikkagi oli suudetud rääkida nii kaugel, et sisuliselt pani see 5000 eurot ümbrikusse ja oleks andnud selle suvalise inimese kätte, kes tal ukse taha... Ja olekski. Kas see kuidagi teid kummastab või praeguses sellises petukõnede ja pettuste vallas ei üllata teid enam miski? No mõnes mõttes kummastab ja mõnes mõttes ei kummasta ka. Ei üllata selles mõttes, et neid pettuseid on juba aastaid sarnaseid toime pandud. Sellest me oleme rääkinud ikka, mulle ise tundub, et ikkagi päris palju, aga kahjuks ei ole see info kõigile jõudnud. Ja võib-olla kui on jõudnud isegi, meil mõned kannatanud ütlevad, et jah, ma teadsin, aga need inimesed, nii-öelda me nimetame neid kõnekeskusteks, kes neid petukõnesid läbi viivad, nad on niivõrd head, ma ei ütleks psühholoogid, ma ei annaks neile seda tiitlit mitte kunagi, aga nad on väga head nagu inimeste tundjad. Nad tekitavad inimestest niivõrd suure usalduse, viivad nad niivõrd suurde eksitusse, et nagu transiseisund tekib inimesel, et alateadvuses ta teab, et siin võib midagi olla, aga selle kõne ajal nad nipitatakse niimoodi ära, et sisuliselt annavad kas vabatahtlikult või siis petetakse kõik nende elusööstud välja. Tere Rainet, küsimus, kas Narvas Ida-Virumaal üldse praegu, kui vaadata viimaste siin kuude poole aasta trendi, kas tänu sellele, et me väga palju räägime erinevates meediakanalites, nendest petuskeemidest, kas Narvas Ida-Virumaal on see skeem ikkagi kasvav trend või on seda vähemaks jäänud ja nüüd see viimane juhtum on siis lihtsalt üks nendest, kuid mitte massilistest juhtumitest? Ma pigem ütleks, et on niisugune stabiilne, nagu halvas mõttes stabiilne, et niisugune
ma ütlen, 10-15 juhtumit või kriminaalmenetlust meil nädalas peale tuleb, me räägime aastas umbes 200-st sellisest helistamiskelmusest, aga see teadlikkus on paremaks läinud ja ikkagi saadakse kätte, petetakse, et kui võtta Ida-prefektuuri territooriumi, siis eelmine aasta 2024 peteti välja meie inimestelt umbes 1,6 miljonit eurot, mis on tegelikult kolossaalne summa, aga samas tänu sellele teadlikkuse kasvule ja õigele teavitusele me oleme suutnud ära hoida umbes 400 000 euro suuruse kahju, kus me oleme nii-öelda jala vahele saanud ja õigel ajal reageerinud, kas siis panga kaudu või siis füüsiliselt kullereid kinni pidanud, et natukene on tõusnud see teadlikkus, aga kelmuste poolest ma raugemise märke väga ei näe. Milles ikkagi see asi, te ütlete, et asi on natukene nagu paremaks läinud, aga on see ikkagi kuidagi infopuudus või on Narvas kuidagi nendele inimestele raskem läheneda kui mujal, kuigi need pettused on üle Eesti, aga lihtsalt viimasel ajal on Ida-Virumaalt hästi palju neid pettujuhtumi teateid tulnud? Ja eks need pettujuhtumeid on tegelikult üle Eesti ja need kõnekeskused sihivad venekeelset elanikkonda, sellepärast, et need kõnekeskuse siis nii-öelda operaatorid ise on venekeelsed, on see siis Tallinna piirkond, Ida-Viru piirkond, kus on venekeelne keskkond või elanikkond suurem ja nendega neil on võimalik tööd teha. On meil endalgi kolleegid, minu kolleegid kõnesid saanud, võtnud eesti keeles vastu, küsitakse, kas vene keelt räägid, ei, pannakse toru ära, selge märk, et tegelikult taheti või üritatakse nagu skeemitada. Ma ei ütleks, et nagu Narva inimesed on nagu rumalamad või selles mõttes nagu teistmoodi. Et ja põhjapiirkond saab samamoodi pihta. Ja siin võib-olla lihtsalt täienduseks ühte uudist lugesin, aeg-ajalt ikkagi piilun seal, mis ida pool toimub, kus juures ega Ivangorodis ja Leningradi oblastis on nüüd pettujuhtumeid ka vene inimeste suhtes päris massiliselt, nii et me ei saa ka öelda seda, et need inimesed on natukene teises inforuumis, kui nad jälgivad ka Vene uudised, nad peaksid teoreetiliselt saama selle ohu teavitusega sealt kätte, aga antud kaasuse puhul ma küsiks üle veel selle, et kas siin see sama kaasus, kus naaber kuulis, siis oli üks teine kaasus Ida-Virust alles mõni kuu tagasi, eks ju, kus siis rongis keegi pani tähele, kui proua, eks ju, sõitis Tallinna poole rahaga. Kas siin olulist rolli nagu peaksid mängima siis ju naabrid või siis ka nooremad inimesed, kes juhataksid neid ära petetud inimesi õigele teele või kuidas te näete seda, kuidas seal nagu siis luua sellist, nagu öeldakse, ühiskondlikku tausta, et teised kaaskodanikud saaksid olla abiks? Ja kindlasti, kui ikkagi kaaskodanik kuuleb midagi sellist kõrvalt, mingit vestlust vanaproua rääkimas, loomulikult, aga siin on see, et kui see proua kellelegi ei räägi seda, teeb seda nii-öelda salaja sellepärast, et ta on meelitatud nii-öelda salajasse operatsiooni, millest kellelegi ei tohi rääkida. Siin minu meelest on väga suur võtmeroll on lähedastel. On lapsed, on lapselapsed, kes käivad oma emadel, isadel, vanaemadel külas, iga kord sellest rääkida, et ei piisa nagu ühe korra, mainiti 2 aastat tagasi ja ta teab, et iga kord, kui on kontakt oma vanemate sugulastega, tuttavatega, siis üle käia see, et tekitada seda ohuteadlikkust, et kahjuks vanemad inimesed on nii-öelda nagu usklikumad võib-olla või nad, ma ei oskagi öelda tegelikult nagu päriselt, milles see asi on, et aga teisel pool need kõnekeskuse operaatorid on ülihead inimeste tundjad ja nad leiavad need nupud üles, mille vajutada, on siis haige või õnnetusse sattunud lapselaps või erioperatsioonid või ükskõik mis need. Ja siin ei ole midagi uut, üks skeem on täna praegu, homme tuleb uus, mis oli tegelikult 2 aastat kasutusel, pool aastat tagasi kasutusel, mis on pildilt maha läinud fookusest, et selles mõttes võtavad uusi selliseid nippe kasutusel kogu aeg. No see lugu, millest me praegu tõukume, see kui 82-aastaselt Narva daamilt üritati 5000 eurot välja petta, on selles mõttes teistmoodi, et politseile õnnestus need kullerid teolt tabada, kes sellele rahale järgi läksid ja nendeks olid 36-aastane ema koos 16-aastase pojaga. No mismoodi see värbamine käib, mismoodi need värbad ära räägitakse, kes need inimesed on?
noh, nii palju kui meie teame, siis neid inimesi, peamiselt noori ja selline, ma ütlen, niisugune negatiivne tendents ongi alaealised, niisugused 15-16 aastased, pakutakse kiiret raha teenimisvõimalust, selgitatakse veel seda, et te olete alaealised, teiega niikuinii midagi ei juhtu, tekitatakse selline võlts turvalisus, selline mull, et kui jääte vahele, sellest ei ole mitte midagi, aga kiire raha ja noortel tihti kas siis igavusest raha teenimisest nad võtavad selle töö vastu ja sotsiaalgruppides on need siis Telegramid, WhatsAppi grupid, TikTokides liiguvad mingid kontaktid ringi, mis me oleme näinud ja need on need kõnekeskused, mis kahjuks on Eesti riigist väljaspool, võib-olla mööda maailma, mööda Euroopat ringi, et see on selline globaalne äri ja me räägime praegu Eestist, aga tegelikult praktiliselt terve maailm pihta selliste kelmustega. Kui suured ja head rahad siis liiguvad? Kui palju pakutakse nendele värbajatele? Eeldan, et väga suured need summad ei tohi olla. No ei ole, seal võib-olla mõnikümmend eurot või ma ei tea, mõni protsent siis sellest teenitud tulust, aga noorel, kellel on null sissetulekut, temale tundub sellest piisavalt ja tehakse ja ollakse sellega nõus, aga siinkohal alaealisus ei vabasta vastutusest. See on väga libe tee, mis neile või selline negatiivne foon, mis neile kuvatakse, et teiega ei juhtu midagi, aga tegelikult 16 inimesest saab selle 100 euro pärast saab kurjategija, mis sisuliselt võib tal tulevikku ära rikkuda. See väärt kindlasti ei ole. No antud juhul tundub ka veel, et kui ema võtab oma alaealise lapse kaasa, siis on see ju veel omaette koosseis ka ema suhtes, kes tegelikult ju siis mahitab ta kuriteo sooritamisele, muidugi kui nad on üldse teadlikud, mida nad teevad ja kuhu nad lähevad, ega need kõnekeskused on kindlasti ka kavalad nende kullerite osas. Ma millegi pärast eeldan, et need ka täpselt tihtipeale ei tea võib-olla isegi, mis ja kuidas see eesmärk on. Osad ei ole sellega kursis, osadel öeldakse, et mine võtta pakk ühest kohast, vii see pakk teise kohta ja siis saad teenustasu selle eest. Aga paljud, ikkagi väga paljud, valdav enamus on ikkagi kursis, et ja. Jääb siia lõppu ainult tõdeda seda sama vana juttu, mida me oleme ka siin Krimiraadios sadu ja sadu kordi rääkinud, et jälgige oma lähedasi, eriti vanemaid lähedasi, küsige, vaadake, kui midagi tundub kahtlast, siis seal võivad olla petturid taga. No ja kindlasti mitte ainult, eks ju, vanemaid, aga nii nagu ka Rainet rääkis, värvatakse, eks ju, alaealisi, et tuleb jälgida ka, mida teie alaealised lapsed teevad, kui tekivad nendel äkki suuremad rahasummad, milles saab siis, nagu öeldakse, kommi või midagi muud osta. Täpselt nii. Ida-Prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse, aitäh, et saatega liitusite. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Teiega olid saatejuht Karel Reisenbuk ning meie hea krimiekspert Andres Anvelt. Täname kõiki saatekülalisi, kuid loomulikult ka kõiki meie häid kuulajaid. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel nädalal teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio.